Riigikogu aseesimees, EKRE aseesimees Arvo Aller. Järjekordne Riigikogu istungjärk hakkab lõppema ja räägi põgusalt, mis on selles nüüd lõppeva aasta jooksul olnud sellised kõige eredamad hetked. Ma mõtlen äkki nii heas kui halvas mõttes. Tervist kõigile ja antud istungjärg aasta hakkab jälle läbi saama, nagu mainitud, samas sellist eraldi elevust, ma ei teagi, mis võis tekitada, et pigem on vastu võetud otsused on Eesti riigi jaoks suht halvad. Oleme EKRE-ga seisnud selle eest, et pidurdada või ütleme ka osaliselt tagasi pöörata neid otsused. Samas elevust tekitavad see, et kuidas saadikud nagu enda kohalolu nähtavaks teevad ja erinevate kõnedega ja oma arupärimiste ja küsimistega nii istungi juhatajalt, mida tuleb aeg-ajalt siis ka vastata, kui ka suures saalis kogu rahvale rääkides. Aga nüüd konkreetselt võib olla muidugi halvasti tehtud ja nüüd eelmine aasta vastu võetud riigieelarve, kus Eesti on 4,5% miinuses, siis rahvalt raha äravõtmine, on ta siia riigieelarve veel suuremasse miinusesse viimine, ehk siis nõndanimetatud maksuküüru kaotamine, mis võttis Eesti riigilt suurusjärk 500–700 miljonit eurot raha ära, mis oleks võinud julgelt edasi lükata ja seda enam, et meil on riigikaitselisi kulutusi vaja teha ja selleks me nüüd võtame laenu ja tegelikult selle sama maksuküüru kaotamiseks võetaksegi laenu, mis teeb Eesti rahva olukorda veelgi raskemaks. Jah, tõepoolest, sageli öeldakse, et mis on selle opositsiooni roll seal parlamendis, eks ole, et midagi teha ei saa, ainult jutustate, aga sina oled opositsiooni saadik ja ka opositsiooni esindaja Riigikogu spiikrina, asespiikrina. Et tegelikult te olete ju esitanud rida eelnõusid, mis oleks, kui need oleks vastu võetud, oleksid kõik eestlaste ja siis Eestis elavate inimeste elujärge parandanud. Et räägi nendest eelnõudest ka põgusalt. EKRE on olnud algataja väga paljudele eelnõudele ja täna siin kongressil kõnedes on ka ikkagi välja öeldud, et me oleme kuidagi oma ajast ees, et me räägime õigeid asju, mille eest meid lüüakse risti piltlikult öeldes, samas läheb mingi aeg mööda, siis tullakse samade teemade juurde tagasi. Võtame alustuseks käibemaks. Praegu on põhirõhk läinud toiduainete käibemaksu alandamisele, seda EKRE kindlasti teeb ära, kui ta saab valitsusse. See on reaalne samm, kus Eesti inimestel jääb lihtsalt rohkem raha kätte. Teiseks on Eesti demograafiline olukord. Laste juurdekasv, noorte perede hakkama saamine ja läbi tulumaksu on võimalik seda soodustada ja siis saaksid noored pered hakata lapsi kasvatama ja sealt edasi Eesti iivet tõstma. Me läheme siit varsti kongressiga edasi, aga ma küsin seda, et ega sa oled nii erakonna aseesimees kui Riigikogu aseesimees, aga sa oled ka EKRE Ida-Virumaa ringkonna juht, et räägi põgusalt, et mis seis on praegu üldse teil Ida-Virumaa ringkonnas ja selle ringkonna juhina? Ida-Virumaa on Eesti piiri ääres, me oleme Eesti ja tegelikult meie enda Ida-Viru piirkonnas tuleb hoida eestlust. Ja meie eesmärk on hoida eestlust, eesti keelt, eesti meelt ja lähtuvalt sellest me seisame Eesti eest ja küll liikmete arv on selline stabiilselt tuleb-läheb, oleme seal kuskil natuke üle 300 liikme, kuid meie toetajaskond on kindlasti suurem ja seda me kavatseme ka näidata eelolevatel Riigikogu valimistel. Aitäh sulle, Arve, jõudu ja ainult jõudu! Aitäh!